Ja võistlus on läinud lahti, start õnnestub siin suurepäraselt, kuna selles võistlusklassis eelsõita ei olnud, siis ei ole ka praegu sportlaste hetkevormist täit ülevaadet, küll aga võib öelda, et üks väga tugevatest tegijatest on siin Ljudmila Ivanova, kes on siis mullune teine, nii et tema Läti esindajana kindlasti on üks ka tänavuse võistluse pretendente siin kuldmedalile, aga vaadake, sealt on läinud juba Olga Svirska oluliselt võimsamalt minema ja Olga Svirska ka Läti esindajana on siis nüüd rajal number 2 meil ja hetkel tempo 500 meetri keskmisena seal 1.45 alla ja mulle tundub, et Ljudmila Ivanova jah, on seal circa 6 meetri kaugusel hetkel ja Olga Svirska on tõepoolest jõuliselt siin alustanud, aga Ljudmila Ivanova peal igal juhul tasub siin silm hoida, sest mulluse teisena on ta kindlasti ka nüüd alfavõistluse favoriit siin aastal 2015, mida teeb Karmen Alnek. No Karmen Alnek on ka teinud suurepärase alguse ja on hetkel seal siis 3. kohas kinni, vaid 2-1 meetriga kaotamas seal teist kohta hoidvale Ljudmila Ivanovale ja Olga Svirska, kas hakkab nüüd minema juba oma teed ja tõepoolest see vahe seal meetri haaval on suurenemas ja hetkel me näemegi seda, et on Olga Svirska edu seal 90 meetri peale seal lausa kärisenud ja Ljudmila Ivanova mulluse teisena hoidmas ka tänavu teist kohta. 550 meetrit on sõuda ja tundub, et praegu hakkab see finaalsõit vähemalt kuldmedali väljajagamise mõttes olema küll üsna üksluine, kui nüüd Olga Svirska kavatseb niimoodi jätkata ja taganttulijad talle vastata ei suuda ja veel kord siis lisaks Svirskale teevad siin ilmselt poodiumi tegusid täna ka Ljudmila Ivanova ja Karmen Alnek ja praegu on nüüd tõepoolest küsimus selles, et kes siis võtab hõbeda, kes võtab pronksi, no praegu veel Ljudmila Ivanova hoiab hõbedas kinni, Karmen Alnek, tartlanna on hetkel 3. ja nemad siis hakkavad seal hõbedale mängima positsioone välja. Mulle tundub, et Ljudmila Ivanova on juba läinud sel moel eest ära, et enam ei õnnestu tema võitu siin väärata. Olga Svirska on see Läti külaline ja me näeme, et see vahe on nüüd juba 17 meetrit Ljudmila Ivanovaga, samas kui sõuda on veel napilt üle 200 meetri. Ja vahe suureneb. Olga Svirska on sõudnud nüüd juba viimasele veerandile seal välja ja vahe Ljudmila Ivanovaga on 20 meetrit. No nüüd ei suuda enam Ljudmila Ivanova kindlasti mitte midagi Olga Svirska vastu teha ja me võime hakata vaikselt juba siin õnnitlema Olga Svirskat ja temal minna vaid 100 meetrit. Ljudmila Ivanova on teine. Karmen Alnek, kas suudab vastata veel Ivanovale? Tundub, et ei suuda. See vahe on juba 11 meetrit ja suureneb pigem. Ja küsimus on nüüd selles, kas Anni Rava mitte ei ohusta seal Alnekit, aga võitja 3.32,9 Olga Svirska Lätist. Congratulations, Olga! 3.32.9 ja teine koht Ljudmila Ivanova 3.38,5, 3.41,7 Karmen Alnek. Õnnitleme võitjaid ja kõiki toetajaid ja loomulikult kaaselajaid, kes omadele pöialt hoidsid.